tere sõbrad, tahaksin rääkida teile ühte prohvetlikku unenägu, mida ma nägin 7 aastat tagasi ja mis kordus 3 aastat tagasi. See tähendab, et see on prohvetlik. Et 7 aastat tagasi oli mul südames mure, et mis saab Eestimaast, mis saab Balti riikidest üldse. Ja ühel ööl ma kohtusin unenäos Putiniga ja ma küsisin ta käest otse, kas sul on plaanis rünnata Baltimaid? Ja vastuseks Putin tegi niimoodi. Siis ma kuulutasin talle evangeeliumi ja panin talle käe pea peale ja ütlesin, et palvetame nüüd. Et ma ütlen sulle palve ette. Ütlesin talle palve ette, hoidsin kätt pea peal ja kui ma jõudsin selle kohani, et Jeesus, puhasta minu süda, tule minu südamesse, siis seda ta ei suutnud öelda, ei tahtnud öelda, vaid võttis minu käe oma pea pealt ära. Ja täpselt sedasama unenägu nägin ma nüüd 3 aastat tagasi. Täpselt kordus see sama. No kommentaariks ütlen, et see sõrme suu peale panek, minu arvamuse järgi on see, et lihtsalt see on saladus, nende ammune plaan. Nii et tegelikult on see plaan ammu juba olemas, rünnata Baltimaid. Ja nüüd näete ka meediast ja praegusest ajakirjandusest väga palju sellest räägitakse. Nii et kallis sõber, see on tõde. Ja tuleb vaim valmis panna nendeks sündmusteks. Ja mina soovitan hoida kinni Jumalast, pöörduda Jumala poole. Ja Jumala sõna ütleb nii, et ärge kartke neid, kes teie ihu võivad tappa, vaid kartke, austage teda, kes teie hinge ja vaimule otsustab. Nii et soovitan tõesti oma patud andeks paluda ja pöörduda Jeesuse poole. Et sinu vaim ja hing saaks päästetud, et sul ei oleks surmahirm, kui see juhtub. Et sa ei kardaks. Ja samas on üks minu tütardest näinud sellist unenägu, et ta oli Lõuna-Eestis ja ukse peale koputati ja ukse taga seisis Eesti kaitseväelane. Et see oli ka umbes 7 aastat tagasi, see unenägu tütrel. Ja kaitseväelane ütles nii, et okupatsioon tuleb nagunii, aga on 2 võimalust, kas võidelda või põgeneda. No ma arvan jah, et on ka 3. võimalus, et ikkagi jääda siia, mitte põgeneda. Võib-olla noored tahavad ära minna. Meie vanemad inimesed oleme näinud seda nõukogude aega ja ei karda seda. Ja mis siis veel? Siis ma olen näinud lihtsalt ühte unenägu. Ma ei ütle, et see prohvetlik on. Ma ei tea täpselt, millal see rünnak toimub. Aga ma nägin sellist unenägu, et oli looduspilt, rohi oli roheline, puud olid rohelised, oli kuiv aeg. See oli nagu suvine aeg. Ja kõrval tee pealt, kruusatee pealt, metsa seest tulid Vene tankid välja ja Vene mäed. Nii et see nagu, ma ei ütleks, et see prohvetlik unenägu, aga see oli lihtsalt üks kord ma nägin seda, et see oli nagu suvine aeg.
aga mis aastal või millal, kas see suvi või järgmine, ei oska öelda. Et kindlat aega ma ei tea öelda. Aga see on kindel, et see plaan on, see on üleval. Ja Putin ei tahtnud alistuda selles palves Jeesusele, ei tahtnud Jumalat oma südamesse võtta ja see tähendab, et ta on alistunud kurjusele. Teda kasutab kurjus, et ta kuuletub kurjusele, selle kurjuse plaanile ja seda on näha Ukrainas. Ja veel, mis kõige hullem saab juhtuda. Ma ei ütle, et see on prohvetlik asi. Ma olen seda ühe korra näinud ja läbi elanud, läbi tundnud. 15 aastat tagasi olin ma Viljandi lähedal, ma elan Viljandi lähedal, 5 kilomeetrit, olin järve ääres koos väikse lapsega. See oli minu lapselaps arvatavasti. Olime paadi ujumissilla peal, vaatasime järve peale. Oli selline ilus aeg. Ja äkki Viljandis toimus plahvatus. Ja Viljandi poolt tuli suur tulemeri meie poole. Ja siis ma heitsin kehaga nagu lapse peale, et kaitsta teda. Ja siis ma tundsin, kuidas ma ära põlesin, kuidas see tuli põletas mu ära. Ja mu hing ja vaim läks välja ja ma nägin oma keha kõrvalt. Et see oli nagu, ma elasin läbi tuumaplahvatuse, tuumaraketi plahvatuse. Ja ma arvan, et see on nüüd kõige jubedam stsenaarium, et kommentaariks ütlen, et ega kui tuumarakett käiku lastakse, siis on Euroopa põlvili. Ja Venemaa okupeerib kõik endised Ida-Euroopa riigid, marsib läbi. Ja et seda ei juhtuks, on vaja hüüda Jumala poole. Kogu rahvas peab hüüdma Jumala poole. Kõik, kes on kristlased, peaksid rääkima Jumalast kõigile inimestele. Sest nii ka palju, kui on ebaausust meie maal, ebaausat valitsemist ja sellist patust propagandat, vikerkaare propagandat, ja siis Jumal ei saa kaitsta Eestimaad. Sest Jumal on püha, Jumal ei kaitse pattu, ta ei saa teiste rõhumist ja korruptsiooni. Aga kui Eesti rahvas pöördub, parandab meelt, siis Jumalal on vägi ja meelevald, et need raketid kukuvad maha lihtsalt, et nad ei jõua sihtmärgini. Et selles on ainuke kaitse. NATO ei hakka meiega, meie pärast Venemaaga tuumasõda pidama. Nii et armsad sõbrad, tuleb vaim valmis panna. Ja ma ei taha hirmutada, aga ma lihtsalt julgustan haarama Jumala järgi ja isiklikult pöörduma Jumala poole ja ütlema, Jeesus, anna andeks minu eksimused, tule mu südamesse, puhasta mu süda. Siis sa koged rahu. Sulle tehakse restart sinu vaimule, võetakse ära sinu süü ja sa saad rahu. Ole väga õnnistatud. Amen.